veel üks postitus autost ja me oleme siin teekonda jaganud üsna huvitava seltskonnaga alates Saksamaast või? Ei, ja tegelikult juba esimesed olid Saksamaal näha, jah. Ja mis asjad need siis näha olid? Hakkasime tähele panema hästi täiskleebitud nõukaaegseid sõidukeid sõitmas mööda teed, kimamas kuhugi poole. No mõtlesin, et alguses ikka, et mingi paar hullu, aga nüüd jõudes siia Hispaania poole on praktiliselt nagu tee on neid täis, neid vanu nõukaaegseid masinaid. Siin näeb Lada 2107, 08, siin on vanad Škodad, Trabandid. Nii et selline seltskond on meiega koos sõitmas. No vot näe, paneme mööda kohe jälle. Mis see siis on? Jaa, see hakkaski huvitama ja tegime väikse taustauuringu. Tegemist on Slombol ralliga, kus osalejate arv on täiesti metsik. Kokku tuli see aasta starti 750 ekipaaži, igas ühes 2-3 inimest, nii et kokku 1500 sõitjat ja sõidavad nad siis see aasta Poolast Marokosse välja, eks siis kuskil 3000 pluss kilomeetrit nende pannidega. Jah, ja kui midagi juhtub, siis peavad ise ära parandama. No, see on üks osa reeglitest ja eks nii ongi, et keegi neid siin Hispaanias ei paranda neid autosid ilmselt. Põnev ja katsume näidata teile veel neid autosid. Seal kus tükike päikese killus, mu meeles vaid on naabruillo. Seal kohtan neid kaune maid, teegu näid naabruillo. Seal kus tükike päikese killus.